Kurat, see ei pea ju. Teise pudeli võtma. See peab ilusti. Esimene maitse oli küll päris kõige. Paisime. Vaat nüüd on terav, vaat näost siniseks lähevast. Ja võta vanni oskad. Homme tulevad siis need. Kus sa võtsid seda pudeli? Algkorruselt vannitoast. Pekkis, mis? See on see pudel või? Jaa, see on see, kuhu ma villisin ümber selle. Ja kaua tule loputa sellega suud. Alla ei neela, loputa ainult. Joo veel. Joosep, mulle helista kiirabisse. Ütle neile, mida ta võttis. Tere ja mina Joosep. Selline lugu, noor poiss 15-16 jõi siukest solki sisse nagu Duo Tank Cleaner, mingisuguste toru puhastamiste jaoks. Jääb kuskil 100 milliliitrit, äkki 150, paar minutit tagasi, 3-4 minutit. Ja oksendamist me ei ole lubanud tal teha ja kraani vett andsime, loputas sellega suud. Ei, alla ei neelanud, jah. Jah, et seda joodame talle, ei jooda sisse, tähendab ta sellega loputab suud, aga tahaks küsida, kuidas edasi. Okei, 15 minutit kuskil läheb. Ka seekord on tegelikult Kauriga kõik hästi. Pudelis oli pelgalt vesi. Mürgistuste puhul on levinud juhtumid eriti lastega majapidamistes. Vannitood, köögid, garaažid, kus on miski kemikaal ümber valatud teise pudelisse, mis tahes põhjusel. On siis olnud pakend kahjustatud või on valatud suurest vanumast, mis võtab ruumi väiksemasse, käepärasemasse või ei ole kork pidanud originaalpakendil ning nii on need eksimused kergelt tulema. Teismeline, nagu Kaur, võiks ja peaks oskama värvi ja lõhna järgi ohtu aimata. Väikelapsed ei oska hinnata värvi ega lõhna järgi. Seega kõige õigem oleks siiski säilitada kemikaalid nende originaalpakendites ja lastele kättesaamatutes kohtades. Kui tõesti aga peaks juhtuma niimoodi täbarasti, et juuakse või süüakse midagi sisse, mida ei tohi, siis helista 16662, mis on mürgistusteabekeskus ja anna neile teada, mis ainet söödi või joodi, kui palju ning nemad annavad juba suunised edasiseks, kui kannatanu seisund ei ole kriitiline. Kui aga seisund on halb, siis kindlasti 112 kiirabi kutsuda. Ka neile on oluline edastada kogu info keemia kohta, mida manustati, kui palju, kui vana laps näiteks ja nii edasi. Siin ühest esmaabisuunist ei saa anda, kuna kõik oleneb olukorrast ja kemikaalist, mida siis tarbiti. Mida aga tasub teada, on, et oksendama ei tasu ajada, kuna kemikaal võib olla näiteks söövitav, sedasi võib ta kahjustada söögitoru ning võimalikud ka hingamisteid. Tegelikult on Kaur lausa nii tubli, et vähe sellest, et ta on esmaabi koolituse läbinud, kannab ta igapäevaselt taskus või kotis elementaarseid esmaabi tarbeid, et vajadusel oleks nad igal hetkel käepärast.